Poole pöörduvad ettevõtted, kui neil on mingi arendusprojekt ja neil on vaja selleks rahastust. Kõige suurem on, ma arvan, kui õigesti mäletan, oli 17 miljonit eurot, mis kahjuks ei läinud küll elluviimisele, aga positiivse otsusena, toetusotsusena see raha oli. Mis elluviimisele läinud kõige suurem vast on 8 miljonit. Kui mulle keegi oleks kooli ajal öelnud, et ma hakkan mingisuguseid teenuseid kellelegi müüma, et ma reaalselt tegelen müügiga ja tihti ka sellise cold call või täiesti puhtalt kontakti võtmisest müügiga, siis ma poleks seda uskunud. Ja oma kursusekaaslastele Jaan Pordile ja Neemele müüsin siis esimese äriplaani seal samas, sest et nemad alustasid oma arhitektuuriettevõtet, pinnearhitektid, kes on täna siis Eesti tippus ikkagi oma sektoris, sest tasuta raha pole justkui olemas. On alati mingid tingimused, kohustused. Eesti luuletaja Artur Alliksaar ütles, et ei ole paremaid ega halvemaid aegu, on ainult hetk, milles viibime praegu, et kui on ikkagi hea idee ja on soov alustada, siis tuleb alustada. Kui kuulata, mis on öelnud Ursel Velve Eesist, siis EIS muudab suunda ja tahab hakata rahastust pakkuma vähematele ettevõttele teatud